Nüüd mõned sõnad siis võib-olla enda kohta veel, kes mind ei tea. Mõned inimesed teavad mind hästi, mõned natukene vähem. Aga see roll siis, kus ma täna olen, on see, et ma enda kohta siis võib-olla ütlen seda, et ma olen muutuste treener ja muutuste aktiveerija. Enda võib-olla taustast nii palju, et ma olen pikka aega ka sellist juhtivat tööd teinud ja nüüd üle 10 aasta siis klienditööd ja koolitamist. Ja see platvorm või see bränd, mille alt ma siis nüüd praegu teen ja mille ma lõin siis natuke üle poole aasta tagasi, ongi muutuste ateljee. Et minu kohta saab sealt veel lugeda kodulehelt, muutuste ateljee ja Facebooki lehelt. Nii et seal on see, kus ma olen nüüd olnud aktiivne juba natuke üle poole aasta. Nii et selline rohkem nähtavale ja rohkem avalikuks tulemine. Nüüd, kuidas ma enda missiooni siis võib-olla ka üldse nagu sõnastaksin, on see, et minu missioon on anda inimestele anda oskusi enesejuhtimiseks ja anda oskusi oma emotsioonide ja energia juhtimiseks. Nii et selleks on oskusi vaja, sest et seda meile kodus ei ole õpetatud ja koolis ka. Ja ma näen seda, et kui vajalik see tegelikult ka inimeste jaoks on. Nii et see on siis võib-olla minu enda lugu. Kes tahab lähemalt teada saada, siis võib mu kodulehelt lugeda. Nüüd tänasest siis rääkides, mõned tehnilised asjad lisaks sellele salvestusele siis veel, et mul oleks hästi suur heameel, kui te tuleksite ka kaasa minuga, et muidu mul on siin üksinda natuke igav rääkida, et hea meelega on kõik kommentaarid ja küsimused ja kõik mõtted teretulnud. Kui ei ole kohal või kui ei ole kohe mul võimalik vastata, siis sa võid ka näiteks siia chati kõrvale kirjutada ja siis me tuleme selle juurde tagasi ja me saame seda siis koos vaadata. Nii et olge, mul oleks rõõm jah, kui te oleksite kaasas minuga siin. Nii, aga hakkame siis vaikselt teemaga peale. Et jõulumustrid oli pealkirjaks pandud. Ja kuidas sa võiksid sellest jõulumustrite seminarist või webinarist kõige rohkem kasu saada, on see, et selle webinari sisse on mahutatud umbes 10 erinevat tehnikat, mõned on pikemad, mõned on lühemad, mõned on väiksemad sutsud. Et kui sa nendest 10-st, natuke rohkem vist isegi, et ma ei ole isegi kokku lugenud neid, kui sa nendest 10-st võtaksid vähemalt 2 ja kasutaksid sellel jõuluajal või kas või sellel aastavahetuse perioodil iseenda jaoks, siis ma nagu päriselt ka garanteerin, et siis saab kindlasti su aeg nagu parem olema. Võib-olla natuke rohkem kergust ja rõõmu. Nii et see on see, mida sina saad teha. Minu asi on sulle pakkuda ja sinu asi on see, et mida sa siis võtad ja mida sa kasutama hakkad. Nüüd, kui ma selleks ettevalmistusi tegin, siis ise ma naersin seda, et mul oli siin isegi veel nädal aega tagasi nagu selline tunne, nagu Lego klotside plahvatus oleks olnud, et nagu nii palju erinevaid selliseid mõtteid ja koode ja erinevaid selliseid ideid, mida ma oleksin tahtnud siia sisse nagu mahutada. Aga siis ma sain aru, et see ei mahu 1,5 tunni sisse. Ja siis oli minu asi see, et ma mõnes mõttes nagu korjasin, tegin nagu lillekimbu, et võtsin nagu selliseid erinevaid tükke ja tegin sellest siis selle tänase seminari kondikava. Nii, see on siis võib-olla selline sissejuhatus. Nüüd,
olen pannud sinna kodulehele ka mõned töölehed. Pärast jõuame selle juurde, et mis sa nendega teha saad või kuidas sa neid kasutada saad. Mõnel inimesel on need olemas, aga mõnele siis on võib-olla see ka üllatuseks, mis seal siis on. Nii, aga hakkame siis mustritega peale. Üks muster, mis on hästi üldine ja ilmselt jõuluajal aktiveerub veel eriti, on kiirustamine. Kas keegi on märganud sellist asja, et kuidagi jõuluajal läheb nagu eriti kiireks? Jah. Ja panin endale siia täiesti sellise kollase lipiku enda jaoks ka, sest ma ise märkan enda puhul ka seda, et ma hakkan kiirustama. Panin omale lipiku aega on aeglusta. Vaatan seda siit aeg-ajalt. Sest et kui on mingisugune teema, mille osas ma olen hästi kirglik, siis ma kipun kiiresti rääkima ja siis ma päriselt niimoodi lähen hästi sellisesse flow'sse sisse ja ma räägin sellest suure kirega. Aga minu eesmärk on tegelikult see, et ma ikkagi nagu kohale toimetaksin selle, mida ma teile kohale toimetada tahan just täna. Nii et minule on kingitus see, kui teie minu selle kingituse vastu võtate. Nii et kiirustamine, jah. No mis selle kiirustamisega siis on? Räägivad kõik, eks ole, aega ei ole ja kiire on ja teha on nii palju ja oled ise ka rääkinud nii või? Eks? Ja tegelikult on ka, et mis see kiirustamine siis tähendab, on see, et see tekitab kehas mida? See tekitab kehas stressi, eks ole. Et ma olen siin, aga peaksin olema juba järgmises kohas, eks ole. Teen seda praegu, aga mul on 10 asja veel teha. Ja nagu veider on selle juures veel hästi see, et selline kiirustamine ja selline nagu sellest rääkimine, et mul on kogu aeg väga kiire ja mul on väga palju teha ja ma olen selline tubli ja töökas, et seda peetakse ju hästi selliseks, kuidas öelda, hästi aktsepteeritud, et siis ma olen ikkagi nagu sihuke tubli ühiskonnaliige ja siis, kui mul on kiire, et siis ma olen ikka asjalik inimene, et ma niisama ei ole siin. Aga tegelikult on see, et kui selle kiirusega kaasa minna, siis see stress ja pinge kehas tõuseb. Ja selle stressiga toimub siis selline asi, et see keha tõmbub nagu kokku ja keha läheb pingesse, jah. Ja kiirustamisega on veel nagu selline lugu, et isegi õpetatakse seda, kui keegi on Frediusit juhtunud kuulma või lugema, eks ole, et inimesi tuleb õpetada laisklema, molutamise õppimine. Nii et esimene kood siit, proovi ka aeglustada. Mis oleks, kui aeglustaks? Mis oleks, kui aeglustaks? Räägiks aeglasemalt, kõnniks aeglasemalt, sööks aeglasemalt. Kedagi ajab närvi ka juba, kui ma nii aeglaselt räägin või? Proovi täiesti teha aegluubis liikumisi, vaata, mis juhtub. Sa ei jää kuhugi hiljaks. Aega ei saa otsa. Aega tuleb juurde. Päriselt aeglustada. Nii et see on üks asi, mida sa saad teha enda jaoks ja kohe. Nii, aga siis aeglustamine ja see kiirustamise muster. Märka seda, eks ju? Ja aeglusta teadlikult. Sest mis juhtub, kui sa aeglustad? Mis on kõige hullem, mis võib juhtuda?
ja iseenesest on see juba, et sa valisid selle 1,5 tundi siia tulla, ka natuke aeglustamine, eks ole. Sa paned mingisugused asjad nagu kõrvale, paned ootele ja oled siin. Ongi see, et tegelikult kui inimesed on ärevad, siis selle aeglustamisega tuleb olla ka üsna nagu ettevaatlik, sest et kui sa liiga ära aeglustad, siis seda ärevat inimest võib see veel ärevamaks teha, nii et see on ka niisugune nagu trikikoht. Mulle meeldib seda kiirustamise metafoori tuua selliste arhetüüpidega seoses, et on sellised arhetüübid, varju ja valguse arhetüübid ja üks nendest on siis noh, valitseja ja, või siis valitsejanna, aga noh, ütleme ka siis kuningas ja kuninganna, eks ole. Ja mulle just hästi tore on selline kujutada ette, et kas sa kujutaksid ette, et kuninganna kiirustab, jookseb kuhugi, kuidagi tõmbab, eks ole, kroon on viltu peas ja higi voolab ja siis ta niimoodi lõõtsutades kuskilt tuleb, eks ole, ja hüppab sinna oma troonile. Valitsejad ja kuningannad ei jookse kunagi, eks ole, ei rübele, ei rapsi, vaid et see ongi selline niisugune rahulik, aeglane, väärikas liikumine, et mul on kõike küllaldaselt, sealhulgas aega. Ja rahu teeb rahutuks ja see ongi hästi veider, eks ole, kuna hästi palju kollektiivses alateadvuses on seda rahutust nii palju, eks, siis on see, et kui mina aeglustan, sinna me jõuame ka kohe, eks ole, et millest see ka tingitud on, et kas ma jään siis millestki ilma, et kuskil toimub midagi ilma minuta. Nüüd veel mustritest. Hakkasin siis vaatama seda, et mis siin sellises kollektiivses energias aktiivne on. Ja panin neid asju siia kirja. Ja ühel hetkel sai neid nii palju, et ma mõtlesin, et ma rohkem ei pane. Aga ma mõned asjad teile siit ette loen ka. Nii, aga nüüd nendest mustritest, mida ma näen siin ka kollektiivses ja mis võivad trigerdada jõulude ajal. Ja lihtsalt võib-olla natukene tunneta, et vaata, kas midagi seal sinuga ka haagib. Teatud inimesed võib-olla, kellega sa siis puutud kokku, ma ei tea, jõulupidudel või koosolemistel või pereringis või võib-olla need on teatud toksilised inimesed, võib-olla sul on nendega mingisugused konfliktid olnud, et teatud inimesed, kes tõesti nagu trigerdavad, sa ei taha tema juures olla, sa ei taha temaga koos ühes ruumis olla, sest noh, sa tead juba, mida sealt tuleb, eks ole. Siis lahendamata konfliktid. Ja no see on see jõulude aeg, kus erinevad sellised suguvõsad kohtuvad omavahel, eks ole, ja erinevad nii-öelda pereliikmed, keda pole ammu näinud. Ja mis need ka lahendamata konfliktid võivad olla, eks ole, et noh, me võime rääkida mingisugustest varanduste jagamistest, mis on metsad, maad. Võib-olla on mingisugused inimeste konfliktid peresisesed, ma ei tea, naised, mehed kaklevad omavahel. Sest et teadaolevalt pühade ajal just ka hästi palju aktiveeruvad nii-öelda koduvägivald ja muud, mis on võib-olla ka seotud konfliktide sagenemine ka võib-olla alkoholi tarvitamisega, eks ole, et need konfliktid kuidagi tulevad nii-öelda üles, et ja võivad trigerdada ka neid inimesi, kes konkreetselt ei puutu kokku isegi sellega, aga kes on selles keskkonnas. Nii, mis veel triggerid võivad olla? Üksindustunne. Üksindustunne ja hirm üksindustunde ees. Ja siin on hästi huvitavad muidugi nii-öelda ekstravertidel ja introvertidel on need asjad erinevad, eks ole, et mõned inimesed võivad olla ka suures seltskonnas ja tunda ennast üksinda. Kui sa oled äkki kunagi märganud, et ka suures seltskonnas võid tunda ennast üksinda. Mina olen tundnud.
või siis teine asi ongi see, et mul ei ole lähedasi, ma ei tea, olen kuidagi jäänud kas siis üksi või mingisugused põhjused on selleks, et ma olengi päriselt üksi ju sellel ajal ja hirm üksinduse ees. Siis kurbuslein, eriti kui sa näed võib-olla ka nende pühade ajal, kas siis ekraanilt või päris elus võib-olla inimesi, kellel on hästi või kelle ümber on armastavad inimesed või kellel on armastavad suhted. Aga ja siis sa tunned seda, et aga minul ei ole. Selline puuduse tunne. No siis on sellised natukene materiaalsemad asjad, kingitused, eks ole. Siis on vaja ju teha kingitusi ja rahalised väljaminekud kingitustega seoses ja kellele ja mida ja terve see kaubandus on nii-öelda inimesi täis, kes meeleheitlikult otsivad mingisuguseid selliseid viimase hetke kingitusi veel, selline tarbimine. No siis on toit, alkohol, meedia, kaubandus, igal pool on mingisuguseid sõnumeid, mingisuguseid koode. Osad on teadlikumad, osad on alateadlikumad. Siis on logistika ja planeerimine. Palju sündmusi, üleplaneerimine, jah. Ma mäletan ise, kui ma noor olin, oli siis see, et kuidas tuli sõita ma ei tea, teha kuidagi mingisuguseid nelinurki Eesti piires, eks ole, ühest Eesti nurgast teise ja siis kolmandasse ja siis neljandasse ja igale poole tuli jõuda. Et kogu aeg oli kas siis mingi teel olemine, teele minemine, teel olemine või teelt just kohale jõudmine ja juba uuele ringile minek. Siis pettumus, et ei tunne oodatud jõulutunnet, et see on ühe minu lähedase inimesega, me just rääkisime sellest, et see on nagu mingisugune hästi huvitav koht. Et räägitakse, et me peaksime nagu tundma, et jõulude ajal midagi sellist nagu ülevat ja harrast ja kõrget ja tead mingisugust niisugust vaba, eks ole. Et kust see nagu küll tuleb ja me jõudsime selleni, et see on kuidagi natukene sellise nagu sõltuvuskäitumisega seotud, eks ole. See võib tulla meie lapsepõlvest, kui me oleme saanud mingisuguse tohutult sellise emotsionaalselt laetud sellise kõrge kogemuse, eks ole, niisugune hai või kaifi kogemuse, eks ole, et kõik oli nii äge ja kõik need kingitused ja kõik oli selline hästi suur eufooria, eks ole. Ja nüüd, kui ma olen täiskasvanud, eks ole, ja ma ei tunne seda ja ma ei tunne seda ja ma nii tahaks ikka veel seda tunda, eks ole. Et mingid ootused, et ma peaksin kuidagi kindlal moel tundma, aga ei tunne. Pettumus. Ma olen kuidagi haakinud ennast selle külge kinni. Nii, siis on see, et hirm, et ma ei vasta ootustele, eks ole, arvustamine, hinnangute andmine. Hirm, et ma pole piisav, ma ei tee õigesti, ma ei käitu õigesti, ma ei ole õige, eks ole. Siis on see, et pidev kiirus ja kärsitus, millest me rääkisime. Siis on see hirm millestki ilma jääda, FOMO, eks ole, fear of missing out, jah, et ma jään millestki ilma. Kuskil mingisugustes ruumides toimuvad võib-olla mingisugused sündmused, eks ole. Võib-olla ma peaksin hoopis sinna kontserdile minema või hoopis ma peaksin nende inimestega kohtuma, eks ole, et kuskil midagi nagu toimub, aga mina jään nagu kuidagi kõrvale. Nüüd siis on veel see, et kes on tundlikumad ja rohkem sellised empaatilisemad inimesed, on see, et nad kogevad teiste emotsioone. Eriti kui on nagu ruumis palju inimesi või seal jõululauas palju inimesi, eks ole, et igaühel on mingisugused oma lood rääkida ja oma emotsioonid ja oma mõtted, eks ole. Ja siis on seal nagu nii-öelda seda emotsioonide või energiate nagu pudru või mudru on nagu hästi palju, et sa ei pruugi enam isegi nagu kuulda enda mõtteid enam. Ja sa ei tee enam vahet sellele, et kas need on sinu mõtted või kellegi teise omad.
Siis on abituse tunne, kõike on liiga palju. Siis see, et trigger, et keegi sind ei kuula, igaüks räägib oma lugu. Tihtipeale juhtub ka nii, eks ole. Nii, ja siis on see, et kuidagi, et ikkagi nagu kuidagi tuleb ära kannatada, eks ole, et siis ma kannatan need jõulud kuidagi ära, saaks nad ometi läbi. Saaks tagasi elu juurde tagasi, on ju. Kõike tehtud ja äkki ma ei jõua kõike tehtud. Nii palju on teha, eks ole, äkki ma ei jõua ja mis siis juhtub, kui sa ei jõua, eks ole? Äkki ma ei jõua kõike tehtud, mis see kõik on? Ja kindlasti hirm, et ma ei vasta ootustele ja et see on selline nagu eneseväärtustamise teema. Hirm pettumuse ees. Jah, kohti ma ei kuule oma mõtteid. Ja mul on olnud niimoodi, et eriti jällegi selliste empaatide puhul või selliste tundlikumate puhul on see, et sul on lihtsalt, sa oled kodeeritud kuulama teisi. Ja see on see, et kui tuleb igalt poolt, eks ole, siis on see, et sa ei tea enam nagu millisele kanalile ennast häälestada, eks ole, et see on nagu üsna koormav. Ja siis ongi see, et sa ennast enam ei kuule. Oma mõtteid ei kuule, oma tunnetega ei ole kontaktis, eks ole, sa ei saa ise enam aru, mida sa ise tahad. Ja nüüd ma võiksin siin jätkata, aga ma võtan kokku ja ütlen siis sellist nagu 3 põhilist sellist nagu gruppi või 3 põhilist sellist vanglat. Nii-öelda 3 vanglat, kuhu need mustrid siis lähevad. Üks on minevikus elamine. Ehk et minevikus on juhtunud mingisuguseid olukordi, jah. Minevikus on olnud niimoodi. Mul on juba hirm selle ees, ma ei tea, et ma lähen sinna seltskonda ja need inimesed hakkavad jälle omavahel kaklema. Mul on hirm selle ees, et no ma ei tea, ma viisin näiteks oma ämmale kingituse, eks ole, ja ma olen seda viinud, ma ei tea, iga aasta talle mingisuguse kingituse, ta on alati nagu rahulolematu olnud, eks ole, et mul on see juba olemas ja näed, et teised tõid mulle hoopis sellise kingituse ja et hirm selle või tegelikult jah, selline nagu minevikus elamine või tema on mind nagu solvanud, ma ei saa talle seda andeks anda, sellepärast et või tema arvustab mind kogu aeg, ta on kogu aeg seda teinud, on ju. Nii, et ehk see minevikulood tulevad minuga kaasa, see kott, millega ma nagu käin, on ju see minevikulugude kott on seal mul seljas, eks ole, ja see tõmbab kogu aeg siis uuesti ka tegelikult neid samu mustreid ülesse. Minevik. Teine on see, et tulevik või mõnes mõttes nagu see hirm muutuse ees või ärevus tuleviku osas. Siin on ka sellised asjad, et ma ei tea, kuidas ma hakkama saan, eks ole, et ma ei tea, kas mul, ma ei tea, kas mul on järgmisel aastal tööd või mis nende maksudega nüüd tuleb ja automaks, eks ole, ja hästi erinevaid asju, et mis tulevikus saab, kuidas ma hakkama saan, kuidas minu suhe läheb, eks ole, mis meil perest nagu toimub. Et see hirm muutuse ja tuleviku ees ja ise ka mina, et kui ma nüüd nagu muutun, mis siis saab? Siis muutuvad ka minu suhted, muutub minu ringkond, eks ole, minu ümber ja mis siis, eks. Ja kolmas suur vangla on siis hirm hinnangute ja arvustamise ees. Ja seesama, et mis siin ka nagu kommentaaridest tuli, eks ole, hirm, et ma ei vasta ootustele. Hirm, et keegi kritiseerib mind, keegi arvustab mind, keegi annab mulle hinnanguid. Ja see on tegelikult ka üks hästi suur nii-öelda plokk, on see, et ma ei väärtusta iseennast ja ainult sellisel juhul, kui minu enda väärtused ei ole paigas, siis olen ma nii-öelda nagu haavatav selle koha pealt, et teiste arvamused või hinnangud lähevad mulle korda. No ma ei tea, ma toon näite, eks ole, tegelikult ei ole sul võimalik kõigile nagunii meele järgi olla,
et mul üks klient ka rääkis oma lugu, et kuidas noh, tal on ikka toksiline suhe seal oma emaga ja siis tuli nagu suhete teema, noh, ühesõnaga ka kõik see ema ootustele vastamine ja kõik see. Ja siis on see, et kui ta on parajasti kellegi omale nagu suhte osas leidnud, siis on ema rahulolematu. Ei, vot sellel on ikka see viga sellel mehel ja see ikkagi nagu kohe mitte, mulle ta ei meeldi. See ei ole nagu ikka see. Et ühesõnaga, kui tal on keegi, siis on ema rahulolematu ja kui tal ei ole kedagi, siis on ema, noh, keegi sind ju ei taha, eks ole, no, kuidas see nii on, et mitte keegi sind tõesti ei taha, et no mis sul ometi viga on? Nii et täiesti väljapääsmatu olukord, eks ole, et ei olegi võimalik vastata ootustele. Nii et 3 vanglat, eks ole. Nii, trigerid. Ja võid endale ka siis vaadata, et mis need asjad on, mis sinu elus sellised nagu mustrina korduvad. Kas seal on minevikku, kas seal on hirmu tuleviku osas, kas seal on siis sellist arvustamist ja hirmu selle ees, et sa ei ole piisav? Nii, ja nüüd ma siis võib-olla küsiksin selles osas, et selle nii-öelda jõulustressi, et jõulustressi osas, et mis see jõulustress siis on, tegelikult on nagu kombinatsioon, eks ole, ta on kombinatsioon erinevatest asjadest, seal on hoiakuid, seal on mõttemustreid, seal on emotsioonide mustrid, seal on uskumuste mustreid, eks ole, et stress on niisugune hästi suur nagu kombinatsioon erinevatest asjadest. Et kui sina ise nüüd vaatad enda nii-öelda sellist jõuluaega, siis kas sa koged stressi jõuludega seoses? Ja kui sa koged, siis kas sa mõõdaksid seda 1-10, nii et 1 on väga väike stress ja 10 on niimoodi, et noh, nagu ikka täiega stressis, et oled täiesti nagu kokku tõmmanud, täiesti nagu pinges. Mõõdame natukene seda stressitaset. Väga tore või mis ta nüüd tore on, eks ole. Vaatame, kas me saame seda natukene siis kerida vähemaks. Ja arvasin, et olen täiesti rahu saavutanud, kuid jõulud tõid ikkagi stressi välja. Ahah. Eks ole, ja ta ei ole kogu aeg, eks ole, seal 8-9, et vahepeal ta kuidagi nagu vaibub ja siis ta võib-olla jälle nagu tõuseb üles, et mõni hetk on nagu parem, mõni hetk jälle võib-olla natukene läheb pingesse rohkem. Et ise märkasin ka, et noh, tulevad mingisugused, kasvõi mingisugused olmeteemad, eks ole, et ikkagi natukene kuidagi sellises kehas annab tunda. Kui tegevusi on liiast planeeritud, siis stress tõuseb küll. Tuleb teadlikult asju vähem planeerida. Absoluutselt täpne. Tuleb asju planeerida ja tuleb, midagi ei tule, sa ei pea midagi tegema, eks ole. Aga mida siis ka tõesti teha, et võib-olla ka millestki loobuda, eks ole, kellelegi ära öelda. Ei ütlemine on täiesti lubatud. Jah. Nii et sellega on küll õige, et ülebroneerimine või üleplaneerimine tekitab kindlasti seda stressi juurde, nii et planeerimine jah, ja pigem vähem kui rohkem, eks ole. Jah. Luua seda aega iseendale juurde. Nii, aga olgu, läheme siis ja teeme siis esimese sellise pisikese harjutuse ka. Ma loodan, et sa nagu enam-vähem näed mind. Aga olgu. Teeme siis sellise väikse harjutuse, ma ei tea, kui palju sa nagu mind näed, aga proovi panna niimoodi, et tõstad käed enam-vähem siia õlgade kõrgusele ja paned käed rusikasse. Suru käed rusikasse. Pinguta rusikaid ja nüüd liiguta õlgasid. Hästi rahulikult. 10 korda. 10 ringi ühele poole. Hästi mõnusalt tee.
sellised sujuvad liigutused ja nii ja teistpidi ka 10 ringi. Nii, mõnus on ju? Nii, nüüd pane käed sülle, pane silmad kinni ja jää korraks kogema. Tunneta, kui mõnus on käed rusikast lahti lasta. Võib-olla tunnetad ka seda, kuidas õlgades on pinget vähem. Ja märkad seda, et sa oled oma peast tulnud kehasse. Koged oma keha seestpoolt. Suurepärane. Ja lihtsalt ole ka nüüd teadlik, et tegelikult on meil 2 seisundit. Me oleme kas pinges või me oleme lõdvestunud. Pinges või lõdvestunud. Ja sa saad tegelikult igal hetkel valida lõdvestumise. Kas ma olen kokku tõmmanud või ma avardun? Kas ma olen varjus? Kas ma olen väes? Kas ma olen ilma väeta ja mu vägi lekib? Või ma olen väekas? 2 seisundit. Ja mõlemad on tegelikult sulle kättesaadavad igal hetkel. Nii, ehk et üks ja hästi oluline asi, mida siis teada, on see, et tulla kohale oma kehasse tähendabki juba seda, et ma teen oma mõtete vahele pause. Ma tulen kohale. Ja kohal olemine ongi see, et kus ei ole vaja kiirustada. Hoian oma mõtted seal, kus on mu jalad. Nii, ehk et tulla siis kehasse, see on nagu, mis see mõnes mõttes on see natuke nagu energia lugemise oskus ka, vaata, eks ole. Pinges või lõdvestunud. Pinges või lõdvestunud. Ja nüüd vaatame siis seda, mis seal kehas veel toimub, sest et kui me räägime emotsioonidest, siis emotsioonid ja stress ja pinged asuvad meie kehas. Mõtted asuvad peas, emotsioonid asuvad kehas, nii-öelda selles torsopiirkonnas, jah? Ma ei saa mõelda oma kehaga ja ma ei saa tunda oma peaga. Kuigi peas tegelikult ka võib tunda nagu emotsioonisurvet, aga see on nagu pigem nagu kaja. Nii et tulla kehasse ja läbi keha siis tegelikult nende emotsioonidega ja stressiga siis toimetada. Nüüd, mis on lõksud? Mis on lõksud sinna kehasse tulemisel? Tihtipeale see meie inimese meel tuleb ette. Igatepidi on meil jalus, nii et see meel on esiteks ta on aeglane ja teiseks ta on kogu aeg meil jalus. Ja need lõksud on siis sellised, mida tegelikult vahel ka õpetatakse ja mõned asjad nendest ei ole alati nüüd, vale on nagu halb sõna, aga mõned asjad neist kindlasti võib-olla ei ole
nendel on oma koht, ütleme siis niimoodi, aga emotsioonidest on siis see, mis lõksud on, et me läheme analüüsima. Ja mida see analüüsimine siis tähendab, me läheme oma kehast pähe ja hakkame mõtlema, miks ma niimoodi mõtlen, kust see mõte tuleb. Et kogu see analüüs, eks ole, ja mida me teeme, me tegelikult nagu loome seda energiat juurde. Jah, analüüsiga me tegelikult loome seda juurde, me tekitame seda nii-öelda seda mõttemustrit või mõtte nii-öelda säpru siia juurde. Nüüd teine lõks on see, et mida inimesed siis teevad, lähevad neid emotsioone majandama. Selleks, et iseennast paremini tunda, eks ole, ma lähen majandama kellegi teise emotsioone, eks ole, ütlen kus, et ei ole nüüd midagi, eks ole, et ära nüüd siin erutu ja räägime nagu vaid. Ma mäletan seda, et kuidas mul oli endal sellise majandamisega jällegi niisugune empaadina ja ülitundlikuna oli mul see üks muster, et ma läksin teiste emotsioone majandama, teadmata, et ma tegelikult teen seda hästi palju nagu iseenda pärast, et ennast paremini tunda, eks ole. Ja mul oli siis selline olukord, et mingisuguses ka selline noorest peast mingisugune just nimelt vist oligi nagu jõululaud või mingi juubel või ma ei mäleta, mis seal nagu oli, aga ühesõnaga mingi sihuke nagu pikk laud oli ja igasugused sugulased tead Sõrvest ja Säärest oli seal kohal. Ja siis oli selline lugu, et mingisugune siis onu Eino, ütleme siis üldnimetusega, hakkas siis rääkima, et elu on raske ja kannatused ja kogu see trall ja no ühesõnaga ta läks nagu nii musta masendusse ja siis ma püüdsin teda kuidagi nagu öelda, et no kuule, et aga vaata, et noh, et siin on nagu võib-olla sellega on hästi ja sellega hästi. Natuke proovisin ja siis ta ütles mulle, kui sai väga vihaseks minu peale, ütles mulle, no mis sul viga, sul on muidugi trillalla-trallalla kogu aeg, eks see oli minu selline asi, kuidas me läheme siis teiste emotsioone nagu majandama, eks ole. Ja siis on veel kolmas lõks. Me läheme neid püüdma maha laadida. Me ei ela neid nii-öelda läbi, vaid me läheme neid emotsioone maha laadima. Ja kuidas neid emotsioone maha laetakse? Üks variant on igasugused liialdamised, eks ole, alkohol, toit, isegi mingisugused sellised asjad, mingid kompulsiivsed tegevused või mingisugused sellised nii-öelda doseeritud mõistes nagu tervislikud tegevused, eks ole, näiteks no ma ei tea, trenn või ka töö tegemine, eks ole. Kui neid teha üleliia, nad võivad muutuda probleemiks omaette. Eriti kui me neid teeme oma emotsioonide nii-öelda maha laadimiseks või allasurumiseks. Inimesed teevad imeasju, et oma emotsioone alla suruda. Jah, et seda ei kujutagi ette, kui palju seda on. Ja mitte ainult see, et inimesed on mingisuguste sõltuvusprobleemide, täiesti tavalised inimesed teevad pööraseid asju, et oma emotsioone alla suruda. Nii, et need on siis need lõksud. Ja nüüd hea meelega siis tutvustaks teile ühte tehnikat, mida võib-olla osad teist teavad natukene, osad natukene vähem. Aga siis vaatame, mis me siis selle tehnikaga teha saame. Et ühest küljest on see, et miks mulle see tehnika tohutult meeldib, on see, et ta on niivõrd efektiivne ja kui me tegelikult räägime nagu tunnete läbitundmisest või tunnete lõpuni tundmisest, et siis teie hüppate natukene pea ees vette, aga minu kodulehekülje pealt Muutustajateljee saate selle EFT tehnika kohta lähemalt lugeda. Kokkuvõttes või hästi lühidalt öeldes on ta siis emotsioonide vabastamise tehnika ja ütleme, kuidas mina näen nagu emotsioone või seda, mis need emotsioonid siis kehas teevad, on see, et kuidas mina näen, see on nagu mõnes mõttes nagu kinni jäänud energia.
kinni jäänud ja blokeerunud energia meie kehas, meie energiasüsteemis, jah. Ehk et selle EFT mõte on siis see, et ühest küljest on see seotud siis Hiina meditsiiniga, mis ütleb meile, et kehas liigub energia, energiakanaleid pidi. Ja teine on siis osa on neurolingvistiline programmeerimine, mis tegelikult tähendab siis seda, et meie keha või meie süsteem tegelikult ei tee vahet, kas me kujutame midagi ette või me meenutame midagi. Ehk et kui me paneme silmad kinni ja me visualiseerime mingisugust olukorda, siis me võime seda tunda siin ja praegu. Ja EFT siis teebki seda, et ta mõnes mõttes nagu dubleerib selle kunagi olnud sündmuses, kunagi toimunud nagu sellise trauma ja siis vabastab selle ära. Täna me ei tegele traumaga, me teeme siis sellise natukene sellise jõulustressi vabastamise. Ja kõigepealt ma siis võib-olla näitan ka seda, kus need on need punktid. Ja kui sa ei pea seda nüüd nagu praegu kohe siia nagu meelde jätma ja ma näitan neid enda peal ka. Ehk et me koputame teatud akupunktuuripunktidele ja samal ajal siis me ütleme ka mingisuguseid kindlaid afirmatsioone. Kogu selle tehnika peamine mõte on see, et me ei suru seda emotsiooni alla, vaid me võtame selle emotsiooni vastu. See on võib-olla kõige olulisem märksõna ka emotsioonide juures, võtta emotsioon vastu. Et mida see siis nagu tähendab? Seesama asi, et me ei suru seda alla, me ei lähe seda majandama, me ei otsi mingisuguseid asendustegevusi, vaid me võtame selle emotsiooni vastu. Mulle meeldib alati siin rääkida sellist lugu emotsiooni vastuvõtmisest, mis on selline nagu postiljoni lugu. Et lugu on siis selline, et kujuta ette, et emotsioonid on postiljon. Ja postiljon Omnivas töötab, eks ole, ja tal on selline ülesanne. Tal on sulle teade edasi anda. Tuleb ja koputab sul ukse taga. Aga sa ei tee ust lahti. Sellepärast, et sa ei taha seda vastu võtta, sa ei taha seda emotsiooni vastu võtta, sa ei taha seda teadet emotsioonilt vastu võtta. Ja siis, kui sa ust lahti ei tee, siis postiljon koputab kõvemini, sellepärast, et tal on nagu töö selline ja temal ei ole siin mingit tähtsust ega tähendust. Tema on nagu lihtsalt nagu sõnumitooja ja kirjakandja, eks ole. Sa ikka ei tee ust lahti. No, natuke hakkab juba ärevus siin sees kasvama, eks ole, et mis ta seal nagu koputab ja võib-olla proovid midagi, et ma ei tea, võtad külmutuskapist, ma ei tea, mis sul seal parajasti on, eks ole, et mingisuguse joogi näiteks ja mõtled, et natukene teeb uimasemaks, eks ole, et sa ei märka seda postiljoni seal ukse taga ja no, kuskile ta ikka ei lähe, siis proovid kuskile tahatuppa voodi alla pugeda ja teha ennast nähtamatuks ja emotsioon ikka ei lähe ära. Jah. Kuniks siis ühel hetkel tegelikult see pinge kasvab, kuni see pauk käib, jah. Nagu elektrisüsteemis pinge tõuseb, mis juhtub, korgid lähevad läbi, on ju. Nii et emotsiooni vastuvõtmine on siin ka nagu märksõna. Inimesed teevad imeasju, et mitte emotsiooni vastu võtta. Nii. Ja nüüd teeme siis niisuguse loo, et proovime siis teha ühe koputamise. Ma mõtlen, et kuidas mina siin nagu oleksin niimoodi, et te näeksite mind natuke paremini. Ja sina lihtsalt koputa ja kuula mind. Et sul ei olegi vaja väga palju midagi rohkemat teha. Kõigepealt ma näitan need punktid ära. Lihtsalt koputa natukene enda peal. Üks on siin. Seda nimetatakse karate punktiks. Siin käe külje peal. Koputad seda kohta.
Siis on siin kulmunurgas, ükskõik kumbal pool. Sa võid 2 näpuga siit koputada. Siin see kulmunurk, eks ole. Siis on järgmine on siin silmanurgas. Sa võid 2 käega või 1 käega koputada. Siis on silmaalused punktid. See on ninaalune punkt. Siin. Nina ja ülemise huule vahel. Siin, kus see lõualohk on. Siis siin ranglu punktid, kus see ranglu, see nii-öelda ranglu ots on, siis natukene siit allapoole, et natukene siit võid täitsa või natukene, siin võid ka peopesaga nagu koputada. Jätame selle siin tegelikult siin käe all on ka üks punkt, aga jätame selle praegu kõrvale ja siis on pealae peal punkt. Siis te näete ka mind. Nii, ja nüüd teeme siis ühe sellise koputamise ringi. Selles mõttes sa ei pea isegi täpselt neid vaatama, sa võid ise neid punkte koputada täpselt niimoodi, kus sa tahad. Esiteks on see, et seda ei saa valesti teha. Ja teiseks on see, et kui sa tahad, võid silmad kinni panna, aga kui sa ei ole seda enne teinud, siis võid mind ka vaadata. Ja mina siis räägin, sa lihtsalt liigu minu häälega ja minu energiaga kaasa. Nii, siia karate punktile. Vaatamata sellele, et ma kogen seda jõulustressi. Kui kõike on liiga palju ja tundub, et ma ei saa kõike tehtud, siis ma aktsepteerin seda ja võtan selle pinge vastu. Ja aktsepteerin iseennast koos selle jõulustressi tundega. Vaatamata sellele, see kokkutõmbamise ja raskuse tunne on minu sees. Usaldan ma ennast. Usaldan ma maailma, universumit ja kõrgemat teadvust ja vabastan selle tunde. Vaatamata sellele, et see pinge, raskus ja ebamugavustunne on minu sees, armastan ma ennast nii palju, et ma vabastan selle tunde nüüd. Nüüd koputame neid silmanurgapunkte. Kõik see kiirus ja ärevus. Need probleemid ja lahendamata konfliktid. Need ootused ja pettumused. Ninaalune punkt. See mõtete virvarr ja kiirustamine. Lõuapunkt. Et teiste inimeste ootused minule. See üleplaneerimine. Ja see hirm, et ma ei saa kõike tehtud. Pealaepunkt. Ma olen siin ja praegu. Silma või kulmupunkt. 21. detsembril 2023. On turvaline ja kohane vabastada kõik see ärevus ja pinged.
need pinged ja ärevus ei aita mind. Ma vabastan, tühistan ja lahustan kogu selle pinge, ärevuse, hirmud ja laengud enda seest. Ma ühendan need tunded lahti. Ma tõstan need oma süsteemist välja. Puhastusprotsess käivitub. Vabastan, tühistan ja lahustan kõik selle, mis ei kuulu mulle ja mille ma olen enda omaks teinud. Vabastan, lahustan ja tühistan selle stressi enda seest ja pealaepunkt. See pinge on lahustatud. Pane käed sülle. Pane korraks silmad kinni ja natuke koge. Sealt ole oma kehas. Märka, tunneta, taju. Võib-olla tajud natuke kergust, avardumist, lõdvestumist. Niisamuti nagu su rusikas lõdvestus. Täpselt samamoodi on su keha lõdvestunud. Kui oled valmis, siis võid siia tagasi tulla. Nii, kas keegi tahab jagada midagi, oma kogemust või seda, mida sa märkasid? Nii, keha hakkas surisema. Jaa, hästi, aitäh. Mul alguses tuli hoopis teine tunne, see kurb. Jaa, see on jah niimoodi ja tegelikult, eks ole, et sealt tulevaid neid asju üles, et kui seda teha sellise nagu individuaaltööna, eks ole, et kohaloleku tunne. Jaa, aitäh teile. Ja et see on hästi oluline just, et ma olengi nagu kohal. Ainuke koht, kus ma saangi olla kohal, ma olen oma kehas, eks. Kehas olek. Ütleb, et keha hakkas surisema ja see on hästi vahva see tähendabki seda, et energia läheb liikuma, mis tihtipeale juhtub, et inimesed haigutavad näiteks, eks ole, et surinad on kehas, et hästi erinevalt moel. Mul on hästi vahva on see, et kui ma vahel teen sellist, kas siis klienditööd, on see, et inimesed hakkavad haigutama pärast seda, nii et kui sa haigutad, siis on see jumala nagu fine mulle ja siis nad püüavad hästi nagu niimoodi tagasi hoida seda ja siis ma alati ütlen, et minu jaoks on see nagu alati nagu kingitus, et kui sa hakkad nagu haigutama, siis ma tean, et on energia liikuma läinud, et hästi vahva on see haigutamine ka, nii et haiguta rahulikult. Ja palju kergem, suurepärane. Et ja see EFT on minu jaoks selline, olen hästi suur nagu fänn, kuigi tegelikult ongi võimalikud ka mingisugused sellised nagu shortcut'id või lühiteed. Aga see, kui me räägime emotsioonide vabastamisest või emotsiooni lõpuni tundmisest, siis see on nagu teatud mõttes nagu selline hästi struktureeritud tehnika emotsiooni lõpuni tundmiseks, sest lõpuni tundmine on tegelikult selline nagu märksõna.
Tegelikult saab seda ka ilma EFT-ta lõpuni tunda, aga seal on nii palju asju tegelikult, meie inimmeel segab seal seda vahel lõpuni tundmast. Nii, nüüd annan siis nüüd hästi sellised mõnes mõttes lühikesed ja konkreetsed nipid. Et võid kirjutada või võid ka siis panna või vaadata uuesti. Ja ma mõtlesin, et ma struktureerin teda siis nagu meeltesüsteemide kaudu, neid nippe, et sul oleks ka võib-olla lihtsam neid meeles pidada. Et meil on 5 meelt, eks ole, mis meil on siis nägemine, on ju, kuulmine, maitsmine, haistmine, kompamine, eks ole. No öeldakse, et 6. on ka veel, on ju. Mis see 6. on? Intuitsioon, eks ole, või kõhutunne või mis see on ju, jah. Ehk et see on see energia lugemise oskus. Ja energiat tegelikult sa juba lugesid praegu. Kui sa nagu loed seda, mis sinu sees toimub, eks ole, mis su kehas toimub, see on sisuliselt energia lugemine, jah. Nii, aga nüüd mõned nipid, mida siis meeltesüsteeme kasutades võid sellel nii-öelda jõuluajal siis kasutada. Nii. Nägemine. Kuidas me saaksime oma nägemist siis kasutada? Üks on see, et me visualiseerime midagi. No, kujuta siis ette, et sul on sihuke nagu jõululaud. Noh, sul pääsu ei ole võib-olla sealt kuhugi, et sa pead seal nagu istuma või mis sul seal parajasti on, mingisugune selline olukord või ma ei tea, võib-olla mingi koosolek töö juures või mingisugused sellised olukorrad, kus on nagu palju inimesi koos. Ja sa lihtsalt pead seal nagu olema, et on see sul siis töö või perekondlikud kohustused. Ja üks tore nipp on siis see, et kujutada neid inimesi, keda sa seal näed enda peas nagu multifilmi tegelasi. Sa võid vaadata neid inimesi ja mõelda, et milline multikategelane ta võiks olla. No Shrek näiteks. Et ma viimasel ajal ei ole väga palju multikaid vaadanud, mul on lapselapsed juba multikajast natuke välja kasvanud, aga need, kellel on multikaid võib-olla rohkem vaatavad, et üks tore multikas lihtsalt veel kõigile vaatamiseks ka on see Pahupidi multikas, vaata, et sealt võid ka vaadata, et mis tegelane on. Kas ta on see sinine viha või mis need hirmud või mis need on tüübid, eks ole, võid värvid ka külge panna need inimestele. Nüüd siis üks ka selline visualiseerimisharjutus. Et see on nagu juba natukene niisugune nagu nii ja naa, eks ole. Aga mina olen seda ükskord kasutanud, pärast ma isegi ei ole nagu söandanud enam minna, sest et mul on nagu hästi elav kujutlusvõime. Et kui ma töötasin ka sellises asutuses, kus ka olid niisugused palju tähtsaid inimesi koosoleku laua taga, siis üks selline nipp oli see, et kujuta neid ette aluspesus. Võid proovida, vaata, mis saab. Ka päris vahva. Nii et natukene huumorit ka. Aga olgu, nüüd annan siis ühe natukene tõsisema. Et fookuse hoidmine. See on hästi veider, kuidas kogu selle kiirustamise ja nutiajastuga seoses me ei suuda enam fookust hoida väga pikalt ühe koha peal, on ju. Võib-olla oled ise ka märganud seda, et raamatu lugemisest võib-olla enam ei räägigi, isegi artiklit ei loe enam lõpuni, loed ainult pealkirjad, jah? Ja siis lihtsalt nagu switch'id, eks ole, erinevate mingisuguste äppide või mingisuguste lehtede vahel. Aga kohaloleku harjutus siis selline, et vaata nüüd sellest ekraanist natukene eemale, vaata oma toas ringi ja leia üks objekt, üks pisikene objekt, see ei pea olema suur.
noh, ta ei pea päris nagu täpp olema, aga mingisugune objekt leia oma ruumis ja hoia fookus selle objekti peal. Jah, ära analüüsi, mis see on, miks see on, kust see tulnud on ju, vaid lihtsalt hoia ja ma loen 5-ni, 5 sekundit ja hoia fookust seal ühe koha peal. Jah, valmis, läks. 1, 2, 3, 4, 5. Võta sealt kõrvalt järgmine objekt. Fokusseeri ja loen 1, 2, 3, 4, 5. Järgmine objekt. Fookus, suumi. 1, 2, 3, 4, 5. Järgmine objekt. 1, 2, 3, 4 ja nüüd loen 10-ni. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja veel üks objekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aitäh! Nii, see on jällegi siis, kuidas kasutada oma nägemist ja hoida fookust ühel kohal. Paned nagu täpi sinna peale, nagu nööpnõela otsa paned sinna peale, jah, ja hoiad. Võid enda peas lugeda numbreid. Võid teha seda, ma ei tea, 3 minutit, 5 minutit. Jällegi kohaletuleku harjutus. Ehk et nägemismeel. Nii, järgmine meel, mis meil on kuulmine. Ja siin on siis see, et erinevad võimalused, eks ole, otsi mingisuguseid helisid. Kuula mingisuguseid kindlaid helisid, ükskõik, kas see on siis mingisuguste sagedustega seotud, instrumentaalne võiks see olla, eks ole. Nüüd laula kõva häälega, kasuta häält. Isegi kui sa ei oska laulda. Meie vahel tütrega laulame autos niimoodi, et kõri valutab. Lihtsalt kasuta häält. Laula. Ja veel üks asi, eriti nende puhul, kes taaskord on siis sellised rohkem tundlikumad ja kes tavaliselt kannavad seda rolli, et nemad kuulavad teisi, siis küsi kuulamist. Kui sul on inimene, kellelt sa saad seda küsida ja sa võidki talle öelda seda, et ma ei vaja su nõuannet, ma lihtsalt tahan rääkida, lihtsalt kuula mind. Ehk et kasutad jälle häält. Sa kuuled ka iseennast, mida sa räägid, jah? Nii, siis mis veel tegevuste puhul võiks soovitada, on see, et kirjuta. Vaba kirjutamine. Lihtsalt kirjuta. Kirjuta 3 lehekülge iga päev täis. Kirjuta tänulikkusi. Kirjuta 5 asja, mille eest sa tänulik oled näiteks, jah? Joonista. Tee visioonitahvel omale. Võta need vanad ajakirjad ja tee visioonitahvel. Jah? Ja seal on nagu koos see käeline tegevus ja siis ka visuaal. Jah? Mandalaid värvi. Nii et need siis on, mida sa saad teha. Kindlasti veel ka need lõhnad ja maitsed, eks ole, et proovi olla hästi teadlik selle, et kui sa midagi sööd, eks ole, proovi siis seda hästi teadlikult süüa või kui on see mingisugune lõhn, siis proovi seda lõhna nagu niimoodi lõpuni tunda ja nagu ujuta ennast sellega üle.
nii et need väikesed nipid ja nüüd me teeme siis veel ühe nii-öelda praktika. Ja see on ka meeldesüsteemide kasutamisega, et pärast võib-olla natukene jagan ka, mis see endast siis kujutab. Ehk et loomine puhtast teadvusest. Ja teeme hästi alustuseks siia ühe sellise harjutuse, mida sa saad ise nagu kasutada ka eraldi. On uitnärvi aktiveerimise harjutus. Uitnärv on siis, sa võid guugeldada, kui sa tahad nagu täpsemalt teada, mis ta teeb, aga ta kogu meie nii-öelda süsteemi läbib ja käivitabki siis ka selle parasümpaatilise närvisüsteemi. Et hoia oma pea otse, õlad all, sirge seljaga ja nüüd luba oma peal vajuda parema õla poole. Täpselt nii palju, kui ta vajub. Ära õlgu paigast ära nihuta, aga luba paremal ja vajub nii kaugele, kui ta vajub. Ja nüüd vaata silmadega ka veel paremale. Ja hoia. Nii et sa tunned natukene silmalihaseid ka pingutamas. Ja hoia 30 sekundit. Ja hoia veel. Ma hakkan ise juba haigutama. Et siin võib ka see haigutus kiiresti tulla. Ja hoia veel ja tõsta pea aeglaselt ülesse. Ja teisele poole luba pea vajuda vasakule poole, kõrv õlaga tasa ja silmadega vaatad veel nii kaugele vasakule, kui sa saad ja hoiad. Ja tõsta tagasi pea otseks, pane silmad kinni. Lihtsalt tunneta ja koge seda, kuidas ja luba energial nagu valguda peast kehasse, nagu vedeliku kujul allapoole. Ja nüüd kujuta endale ette ühte pilti looduses, mis seostub sul meelerahu, kerguse ja rahulolutundega. See koht võib olla kuskil looduses, mere ääres, metsas, põllul, aasal, mis iganes see tulle tuleb, see ongi õige. Ja nüüd, kui sa oled selle pildi leidnud, siis sa oledki nagu selle pildi sees ja sa vaatad seda läbi enda silmade, oma sisemiste silmade läbi ja vaata, mida sa enda ümber näed. Võib-olla seal on puid. Milline see loodus on? Mis detaile ja elemente sa seal näed? Vaata, mis aastaaeg sellel pildil on. On see kevad või suvi või sügis või talv? Mis see kellaaeg võiks olla, kas on hommik või päev või õhtu? Ole hästi täpne.
täpne selle pildi osas, vaata, mida sa veel näed, võib-olla seal on mingi detail, mida sa enne ei märganudki. või on seal midagi, mida sa tahaksid ise sinna lisada sellele pildile. ja nüüd pööra tähelepanu helidele, mida sa kuuled. võib-olla seal on linnulaulu või oodekohinat või lainete laksumist. jälle kuula iga väikestki heli, mis seal pildi peal on. siis võib-olla sa tunned ka mingisugust lõhna, puude või rohu või vee või võib-olla seal on mingid lõhnad, mida sa tunned. ja nüüd märka, mida sa oma kehas tunned. kui sa oled fookuse tundele saanud, siis tee seda suuremaks. nagu avarda seda tunnet. nii et see täidab kogu su keha. ja see avardub ka kehast väljapoole. tunneta, koge. ja nüüd võid enda sees anda sellele seisundile nime. kuidas iganes sa tahad seda nimetada. kas on meelerahu, rahulolu, kohalolu, kergus. ja nüüd tunneta, mis värvi see tunne on. tee teda veel suuremaks. nii et täidab terve su toa ja kaugemalegi veel. ja veel enda sees ütle see kood, mis sa sellele tundele nimeks paned. ja kui sa oled valmis, siis võid oma kehasse tagasi tulla. tunneta, kuidas sa istud seal toolis. ja kui sa oled valmis, siis võid silmad lahti teha. nii, tere tulemast tagasi. väike tripp. jah. nii, kas keegi tahab jagada natukene, mida sa märkasid või kogesid? et ja see ongi nagu natukene sihuke une ja ärkveloleku vahepealne tasakaalutunne. tore oli olla turvalises, mõnusas kohas ja nagu selles on nagu hea uudis on see, et sa saad siin, see on nagu sinu magic place. sa saad sinna minna igal hetkel tagasi tegelikult, eks ju. kasuta seda ka, sellist visualiseerimise tehnikat.
nii, nüüd ma vaatan, et me peame hakkama siin vaikselt kokku võtma, kuigi nagu ma alguses ütlesingi, et mul oleks palju jagada, aga tegelikult oligi see webinar mõeldud mitte loengu pidamiseks, vaid et nagu me välja reklaamisimegi, et praktikate tegemiseks, mõne nipi andmiseks ja veel kord ütlen üle, et kui sa siit nendest tehnikatest, mida me siin nüüd tegime, võtad kasvõi 2 ja kasutad, siis ma garanteerin sulle, kui sa kasutad neid kasvõi 2 nädalat iga päev, siis ma garanteerin sulle, et su elustandard tõuseb. Kas EFT abil saab lahustada ka neid tundeid ja emotsioone minevikust, mida ei taha või ei saa kellegagi jagada? Ja vastus on jah. Tegelikult on see, seda ma olen ise ka kasutanud, ise ka olen seda teinud, et tõesti, kui inimesed on sellised traumadega ja ongi selliseid asju läbi elanud. Mul on endal öelnud üks inimene, et ta enne sureb nagu päriselt ka, aga ta ei räägi seda mitte kellelegi. Ja siis saab seda teha tõesti niimoodi, et tema liigub selles selles mälupildis või selles situatsioonis. Ta ei räägi sellest, aga ta lihtsalt nagu annab mulle teada, mis emotsioon seal aktiivseks läks, nii et on võimalik ka. Ja pärast seda ongi tihtipeale juhtunud, et söandatakse ka sellest rääkida, aga ei ole vaja, et siin minu enda nii-öelda suund on ka selle poole, et vähem rääkimist ja rohkem tundmist ja rohkem puhastamist. Nii et jah, vastus on jah, seda saab. Mis su uitnärviga on? Kas seda peaks harjutama iga päev? Jaa, absoluutselt. Uitnärvi sa võid kasvõi panna YouTube'i või kuskil guugeldada. Selles mõttes vaagusnärv on see vist, mis YouTube'is on, et seal on harjutusi, et tohutult hästi mõjub ja ta nii-öelda lahustab seda stressi ja aktiveerib seda parasümpaatilist närvisüsteemi. Et jaa, muidugi võid teha iga päev. Mitu korda päevas võib teha? Täpselt samamoodi on ka see, et mis puudutab ka hingamist, eks ole, et mis samamoodi ju tegelikult meie sügav hingamine puhastab nii-öelda laenguid ja puhastab blokeeringuid meie sees ja vähendab oluliselt stressi, nii et hinga ka. Hingamisharjutused, kes teab, kes on proovinud, tuleta meelde. Ja kui on veel keegi tahab midagi küsida, siis võib mulle Messengeri kirjutada või meilile, et võtke ühendust, vaadake mu kodulehelt või siis Facebooki lehelt. Aga igatahes ma tänan teid kõiki ja veel kord võta 2 asja, kasuta ja võta seda kui emotsionaalse hügieeni vahendit, eks? Emotsionaalne hügieen tähendab seda, et kasutada tuleb iga päev. See on nagu hammastepesu. See ei tähenda, et eelmiste jõulude ajal ükskord pesin hambaid. Iga päev. Ahah, Merle ütleb, et internet jupsib, kõike ei kuulnud. Kui jäi midagi lahtiseks või mingi asi jäi ülesse, olge kenad, kirjutage, joonistage, võtke ühendust. Nii et suur aitäh kõigile. See oli minule suur kingitus. Aitäh teile kõigile. Suur aitäh.